Ma jagan ühest üllatavast hetkest, kuidas Jumal koguduse kaaslast minu julgustamiseks kasutas. Mäletan, et ma istusin autos ja olin just ühe korraliku peatäie nutnud. Minu sees oli hästi palju segadust ja küsimusi, kuna minu jaoks üks hästi oluline inimene oli öelnud mulle väga karme ja haiget tegevaid sõnu. Ja põhimõtteliselt lõiganud ära meie omavahelise suhtluse. Ma proovisin seda olukorda ratsionaliseerida ja olla üle nendest rasketest tunnetest. Aga tegelikult oli ikka mega raske. Ja siis seal istudes ma tegin korraks lahti oma telefoni ja nägin, et koguduse kaaslane ja pastor Valtrik oli saatnud mulle Messengeri mingi sõnumi. Või täpsemalt siis ühe pildi, mis oli tehtud ühest vanast jutluse märkmetest. Kunagi 3D võimaluste festivalil peetud jutlus. Ja selle jutluse pealkirja ma ei mäleta, aga see sisu, nende märkmete sisu olid leinast, Jumala armastusest, sellest, kuidas Jumalale läheb nii väga korda, mida me tunneme ja millest me läbi läheme. Ja selles hetkes ma olin täiesti pahviks löödud, et kuidas Valtrik oskas mulle just nüüd ja praegu sellise asja saata. Ma lugesin neid märkmeid ja ei suutnud oma silmi uskuda, seepärast, et Jumal nii konkreetselt kõneles minu olukorda nende sõnade kaudu. Ja ma tundsin, et see ajastus, need sõnad just vahetult enne Jumala poole hüütud ahastus. See ei saa olla nagu kuidagi lihtsalt juhus. Ja et Jumal kuidagi tahtis mulle selgelt teada anda, et ta näeb mu olukorda ja teda üliväga huvitab, kus ma olen, mida ma tunnen ja Jumal ei oota, et ma peaksin kohe suutma ennast lihtsalt kokku võtta ja kuidagi olema tugev ja tubli, vaid et Jumal on seal, ta on tegev minuga kõige selle valu ja kurbuse keskel. Valasin veel natuke pisaraid, aga nüüd need olid juba tänutunde pisarad. Ja kõige selle juures Valtrik ei teadnud tegelikult mitte midagi minu olukorrast. Ja pärast, kui ma talle sellest rääkisin, tuli välja, et need jutluse märkmed ta oli saatnud mulle täiesti kogemata. Nii et mõnikord võib Jumal oma armastuse kogetavaks muutmiseks kasutada koguduse kaaslasi isegi nende enda teadmata.